Me räägime täna unehäiretest. Hea uni on hea tervise ja päevase toimetuleku aluseks. Unega seoses võivad esineda mitmed probleemid. Osa neist tunneb inimene ise ära, aga teised esinevad magamise ajal ja jäävad märkamata. Ravimata unehäirega inimesel tekib suurema tõenäosusega südamehaigus, insult või suhkurtõbi. Väsimuse või unisuse tõttu langeb elukvaliteet, sagenevad õnnetused ja halvenevad peresuhted. Sellepärast peab unehäireid ravima. Alustuseks tuleb häire täpselt ära tunda. Unepäevik on siin oluliseks abivahendiks. Unepäeviku leiad ravijuhend.ee patsiendi juhendite osast. Unepäevik on abiks uneharjumuste uurimisel ja muutuste tegemisel. Unepäevikut täidetakse igal hommikul mälu järgi. Kasutatakse leppemärke. Unepäeviku ülemises osas on juhend täitmiseks ja näidis 1 päeva kohta. Märgi eelmise päeva kuupäev rea algusesse ja tänane kuupäev rea lõppu. Märgi nädalapäev ja päevatüüp, näiteks koolipäev, puhkepäev või puhkus. Seejärel märgi voodis tõusmise ja pikaliheitmise aeg noolekesega. See kehtib iga pikaliheitmise ja ülestõusmise kohta päeval või öösel. Värvi magatud aja ja viiruta poolunes oldud ajaruudud. Loe kokku une ja poolune ruudud selle öö kohta ja kirjuta summa rea lõppu lahtrisse unitundides. Õhtul võta päevik uuesti kätte ja märgi järgmiselt. K-tähega tee, kohvi või energiajookide kasutamine möödunud päeval. F-tähega liikumise ja treeningu ajad. N-tähega nutiseadmete ja ekraaniga seadmete kasutamise ajad. A-tähega alkoholi kasutamise ajad. 1 ühik alkoholi on pool purki õlut, väike klaas veini või 32 milliliitrit viina. Õhtul märgi kogu päeva jooksul kasutatud ravimite tarvitamise kellaajad, ravimite nimetused ja annused ning alkoholikogused ühikutes paremale rea lõppu märkuste lahtrisse. Toome ühe näite ja räägime headest uneharjumustest, kuna me saame ise palju hea une jaoks teha. Kindla uneärkveloleku rütmi jälgimine on kehale kõige kasulikum. Seepärast mine voodisse ja tõuse alati samal kellaajal. Oletame, et tõusid öösel kell 3 ja läksid uuesti voodisse kell 3:30. Täiskasvanu unevajadus on 7–9 tundi. Maga oma unevajadusele vastavalt igal ööl. Heale unele aitab kaasa liikumine ja päevavalguse saamine päeva jooksul. Kohvi, teed või energiajooke ei peaks õhtul tarbima. Alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine kahjustab unekvaliteeti. Enne voodisse mineku aega vähenda valguse heledust ja väldi nutiseadmete kasutamist. Märgi üles ravimite kasutamine. Magamisruum peab olema vaikne, pime, mugavalt jahe ja värske õhuga. Voodi peab olema mugav. Head unepäeviku täitmist ja head und! Unetuse all mõeldakse seisundit, kus ei suudeta magada ajal, mil on soov ja võimalus magada. Tegu võib olla nii raskustega magama jäämisel, liiga sagedaste või pikaaegsete öiste ärkamistega või liiga varase ärkamisega. Unetust diagnoositakse, kui sümptomid esinevad vähemalt 3 korral nädalas ja päevane toimetulek on häiritud. Unetust esineb igas vanuses, kuid sagedamini naistel ja vanemas eas inimestel. Vahel läheb unetus ise mõne nädalaga mööda, kuid pärgeli kujuneb see pikaaegseks haiguseks
mis ei parane ise ja kahjustab oluliselt elukvaliteeti. Sel puhul ainult head unetervise võtted enam ei aita. Igal hetkel esineb unetust ligikaudu 1/3 ja pikaaegset päevast toimetulekut häirivat unetust 6% täiskasvanutest. Unetust peab ravima kohe, kui tekivad päevased toimetulekuraskused. Unetuse korral tuleb 2 nädala jooksul täita unepäevikut ja pöörduda pärast seda perearsti poole. Uneapnoe on kõige sagedasem uneaegne hingamishäire ja sellel puhul tekivad õhuvoolu seiskumised une ajal. Ühel juhul on õhuvoolu seiskumise põhjuseks neelu liigne lõtvumine ja kokkuvajumine une ajal. Teisel juhul tekivad hingamise seiskumised sellest, et aju ei anna signaali hingamiseks, kuigi hingamistee on avatud. Mõlemal juhul on hingamise peatumisi või õhuvoolu olulist vähenemist väga palju kordi une ajal. Uneapnoed esineb meestel 3–8% ulatuses ja naistel 1–5% ulatuses. Uneaegne hingamishäire põhjustab hapnikupuuduse teket ja sellest tulenevad mitmed ainevahetuse muutused ja haigused, mida ei osata seostada uneapnoega. Põhilisteks sümptomiteks on norskamine ja uneaegsed hingamisseisakud. Tõusta võib vererõhk, kehakaal ja veresuhkru näidud. Tekkida võivad päevane unisus, väsimus ja tukkuma jäämised. Osad inimesed hakkavad öösel ärkama, uni ei kosuta enam või hoopis pikeneb. Vahel tekivad mäluhäire ja meeleolu alanemine. Kõik uneapnoe haiged ilmtingimata ei norska. Perearsti juurde peab pöörduma alati, kui esinevad mõned uneapnoe tunnused, isegi siis, kui need on ainult päevased. Uneaegsete liigutushäirete all mõeldakse tahtmatuid ja ülemääraseid liigutusi, mis on seotud uneajaga. Kõige levinumad neist on rahutud jalad ja uneaegsed perioodilised jäsemeliigutused. Rahutute jalgade korral häirib paigal olles tekkiv ebamäärane ebamugavustunne jalgades või kätes, mis ei ole liigesvalu. Vaevust kirjeldatakse nagu sipelgad naha all või ebamäärane nürivalu. See tunne esineb sagedamini õhtul ja öö esimeses osas, osadel inimestel ka kogu päeva jooksul, millal iganes paigal istutakse. Kõndides, liikudes või jäsemeid liigutades see vaevus kaob. See vaevus võib takistada magama jäämist või äratada öösel üles ning võib tekkida tugev väsimus sellest, et ei saa selle tunde pärast magada. Perioodilisi jäsemeliigutusi inimene ise ei tunne, kuna need esinevad une ajal. Kuna need katkestavad und, tekib päevane unisus. Vahel tekivad ka une katkemised. Kõrvaltvaataja võib näha magaja jäsemetes iga 30–40 sekundi tagant liigutusi. Märgata võib olla, et voodipesu on hommikul väga kortsus. Osal inimestest esineb rahutuid jalgu väga harva ja need ei häiri. Teistel juba lapseeast peale, osadel kogu päeva jooksul. Perearsti poole peab pöörduma, kui rahutud jalad või seetõttu tekkiv unetus ja väsimus häirivad, uni ei kosuta, on tekkinud päevane unisus või väsimus, millel ei näi olevat põhjust või uni on muutunud katkendlikuks. Normaalne on kuni 11 tunni pikkune uni. Liigse unisuse all mõeldakse seda, et inimene magab 11 tunnist pikema öise une või on päeval liiga sageli unine. Haigusele võib viidata unevajaduse suurenemine elu jooksul. Päeval võib esineda äkiliselt tekkivaid unehooge, mida ei saa ära hoida. Või tekib vajadus teha pikki uinakuid, nii et see oluliselt segab elu. Päevane liigne unisus võib märku anda mõnest unehäirest, mis katkestab und mitu korda. Unehäired võivad olla uneapnoe, perioodilised jäsemeliigutused, veel paljud erinevad kehalised ja vaimse tervise häired või ebapiisav uneaeg.
on ka harva esinevaid tõelisi liigunisuse häireid nagu narkolepsia ja idiopaatiline hüpersomnia. Narkolepsia puhul esinevad päeval lühikese kestusega unehood ja katapleksia. Lihased lõtvuvad lühikeseks ajaks siis, kui inimene tunneb head või halba tunnet või põnevust. Selline hoog möödub mõne kuni mõnekümne minutiga jälgi jätmata. Idiopaatilise hüpersomnia puhul esineb liiga pikk uneaeg ja pikad päevased uinakud. Liigunisuse kahtlusel tuleb täita unepäevikut 2 nädala jooksul ja pöörduda perearsti poole, kes suunab vajadusel unekeskusesse. Tavaliselt magab inimene öisel ajal. Tavapäraseks loetakse täiskasvanul uneaega õhtul kella 11 hommikul kella 7. Osadel on teistest väga erinev magamisaeg juba lapse või nooruki east peale. Nad magavad kas väga hilja või väga vara ja ei suuda oma magamise kellaaegu muuta. Põhiprobleem on see, et ei suuda magada sellel ajal, kui sooviks ja uni või unisus on ajal, mil sooviks olla ärkvel. Uni on tavalise pikkusega. Häireks loetakse seda juhul, kui ebatavalise magamise aja tõttu tekib olulisi raskusi elus toimetulemisega. Hilise uneaja häire puhul ei suudeta ärgata hommikul õigel ajal, et jõuda tööle või kooli. Varase uneaja häire puhul jäädakse õhtul magama nii vara, et ei saa perega koos aega veeta. Mitte 24-tunnise uneärkveloleku rütmihäire puhul nihkub uni iga päevaga mõne tunni edasi, nii et inimene magab vahel päeval ja vahel öösel. Ebaregulaarse uneärkveloleku rütmihäirega inimene magab ööpäevas mõnetunnised uned ja ei suuda magada järjest. Vahetustega töötegijatel ja mitut ajavööndit läbiva lennureisi järel tekib osadel raskusi magamisega soovitud ajal ja unisust ajal, kui sooviks tegutseda. Uneärkveloleku rütmihäire kahtlusel tuleb täita unepäevikut 2 nädala jooksul ja pöörduda perearsti poole, kes suunab vajadusel unekeskusesse. Parasomniad tulenevad sellest, et aju erinevad osad magavad või on ärkvel samal ajal. Parasomniate puhul tehakse uneajal ärkvel oleku ajategevusi. Sellesse gruppi kuuluvad ka õudusunenäod. Une esimeses pooles sügavas unes tekkiv unes kõndimine või unepaanika algab lapse eas. Esineb väga paljudel lastel ja 2% täiskasvanutest. Sageli mööduvad need ise hiljemalt teismelise eas. Perearsti poole peab pöörduma, kui unes kõndimine või unepaanika on sage, käitumine ohustab kõndijat ennast või teisi või on kahtlus muu unehäire esinemisele, nagu uneapnoe või uneaegne liigutushäire. Need mõlemad ägestavad unes kõndimist. Teine uneaegse käitumisega häire, mis võib vigastusi põhjustada, on REM-une käitumishäire, mis algab tavaliselt vanemas eas ja esineb pigem une teises pooles. Õudusunenäod võivad unest äratada. Nende põhjused võivad olla väga erinevad. Sagedaste õudusunenägude korral peab seisundi täpsustamiseks pöörduma perearsti poole. Rääkisime parasomniate sagedasematest tüüpidest, nagu unes kõndimine, REM-une käitumishäire ja õudusunenäod. Eestis on olemas unekeskused ja unega tegelevad spetsialistid, kelleks on õed, arstid, psühholoogid või unehäirete eksperdid ehk somnoloogid. Alati peab alustuseks pöörduma perearsti poole ja perearst saab ravijuhendi põhjal täpselt määratud juhtudel teid suunata unega tegeleva spetsialisti juurde edasisteks täpsustusteks, uuringuteks ja raviks. Võimalusel tuleb minna koos inimesega, kes oskab teie unehäiret kirjeldada.